Tere, head kuulajad! Teie lahkel loal ma istungi siia lavakujunduse sisse, sellepärast, et juhtida korraks tähelepanu ühele suurepärasele näitusele, kus need objektid pärit on. Ilmselt paljud teist on seda külastanud, Flo Kaseru näitus Elust välja lõigatud. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see iste, kus mina istun, on paragrahvitool. See ongi siin selja taga sellise kena paragrahvi kujuga. Ja mõeldud siis sellena, et see paragrahv, mis tegelikult peaks ohvrit, lähisuhtevägivalla ohvrit kaitsma, tihtipeale alati seda ei tee. Ja nagu juba öeldud, mina räägin teile lugusid teisest toast. Nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Mina ei ole lähisuhtevägivalla ekspert, ma ei ole täna siin ka oma kogemuslugu jagamas, aga ma töötan teatris. Ja teatril teatavasti on võime jagada paljude inimeste kogemuslugusid, niimoodi nagu need oleksid minu enda omad. Seda me proovime seal teha. Ja teisest toast nii otseses kui ka ülekantud tähenduses tähendab seda, et tõepoolest esietendus Eesti Noorsooteatris lavastus sellise pealkirjaga 5. juunil, mis siis põhineb dokumentaalsetel lugudel, päris inimeste päris lugudel, mida me laval jutustame, ja need lood räägivad lähisuhtevägivalla kõige erinevatest vormidest. Ja kuna olen selle viimase 2 aasta jooksul kuulanud väga palju lähisuhtevägivalla lugusid, ilmselt olete ka teie, aga tahtsin mõningaid neid teiega jagada. Võib-olla siin on palju tuttavat, võib-olla te olete kuulnud midagi sarnast, võib-olla te olete kuulnud isegi sama lugu, aga tahaks neid jutustada just sellest aspektist, mida mainis ka lugupeetud minister, et mis on need kohad, kus meie kõik kodanike, spetsialistide, ametnikena oleksime saanud paremini ohvrit aidata. Ja jutustan neid selles mõttes ilma isikliku hinnanguta, et ohvri positsioonilt, selle inimese positsioonilt, kellega see juhtus ja kes võib-olla tundis, et ta oleks natukene teistsugust tuge vajanud, kui ta tol hetkel sai. Ja teisest toast ka otseses tähenduses, kuna esimene lugu, mida meie laval räägime, on Ingridi lugu ja Ingrid meile selle väga kenasti sõnastab, et kui nende peres midagi juhtus, näiteks lapsi füüsiliselt karistati ja karistati kõvasti, peksti käte ja jalgadega kohati veriseks, siis see toimus alati kuskil teises toas. Teised lapsed saadeti õue, saadeti teise tuppa ja see toimus teises toas. Ja eks see ole ju tihtipeale ka üldistatav meie ühiskonna peale, et see toimubki kuskil teises toas, mitte minu toas. Kusagil anonüümse kortermaja teises toas. Aga et kuidas teha nõnda, et seal teises toas ei oldaks nii üksi. Esimene inimene, kellega mina kohtusin intervjuuks, oli Anneli. Anneli oli pärit väikelinnast, tema taust oli, nagu me paraku teame, paljudel lähisuhtevägivalla ohvritel, et ka tema lapsepõlve kodus oli vägivalda. Tema isa armastas napsu võtta ja siis pärast pidupäeva läks emale kätega kallale. Anneli oli selles mõttes üsna erandlik laps, tema läks alati vahele. Ärkas keset ööd üles, kuulis, et on jama ja läks vahele, ütles nii ei tehta. Ja samas muidugi ta lootis tema lapsepõlve unistusel sellest kodust ära saada, kuhugi mujale. Ja ta tuligi, üsna noorena tuli Tallinna, uus elu, uus algus. Ja kohtus toredate noormeestega, tõesti lõbusad, vaimukad, väga kenad, viisakad. Ja üks neist hakkas kuidagi niimoodi külje alla ronima ja tundus endiselt tore ja viisakas ja lõbus. Ja hästi ruttu noormees tegi ettepaneku, et hakkame koos elama, nagu see tihtipeale on. Ja noormeel oli ka laps, 1. klassi laps, tol hetkel poiss. Ja Anneli hakkaski noormega koos elama. Tore, ilus noor perekond. Ühel hetkel tekkis tal kahtlus, et alati, kui oli mingi probleem koolis, et lapsel natuke kehvem hinne või ta hilines või midagi, siis elukaaslane ütles, et see on meie omavaheline asi, et ära sina siia tule, me läheme nüüd teise tuppa. Ja see muutus selles mõttes järjest ähvardavamaks, et tihtipeale kostis sealt lapse karjumist, aga kuna oli öeldud, et see on meie omavaheline asi, see on minu laps, see ei ole üldse sinu laps, ta juba aega ei sekkunud.
Sest et ka isa rääkis, et laps ongi raskesti kasvatatav ja tal oli lausa diagnoositud aktiivsustähelepanu häire ja koolis probleeme ja niimoodi. Et sa ei tea täpselt, mis see on, et ta ongi väga raske laps. Aga see jõudis sinnamaani välja, et hommikul laps tuleb sealt samast teisest toast välja ja silm on siniseks löödud. See oli juba kuskil see piir, kus Anneli tundis, et ta ei saa sekkumata jätta. Ja siis kolis kogu see tegevus teisest toast välja. See muutus avalikuks, lapse löömine kuni silmaaluste sinikateni välja ja Anneli hakkas sinna vahele minema. Selle tulemuseks oli see, et ka Annelile tuli elukaaslane kallale. Ja nagu see ikka käib, vaikselt oli ta juba eemaldanud Anneli suhtlusringkonna, keelanud suhelda kindlasti meessoost sõpradega, vaikselt ka naissoost sõpradega. Ta oli üsna üksi selle uue mehe ja tema lapsega, proovis tõesti minna vahele, see lõppes enamasti vastu köögiseina kägistamisega. Ja ta tundis, et ta ei halda seda ära. Ta pöördus siia ja sinna. Ta rääkis koolis, rääkis koolipsühholoogiga, rääkis sellest, et kuna lapsel oli ka tõesti diagnoositud aktiivsustähelepanu häire ja ta sai juba tollel hetkel erinevaid ravimeid, see on Anneli andmetel nii antidepressante kui ka rahusteid, ta pöördus kooli poole, proovis adresseerida probleemi nõnda, et Anneli sõnad, et te annate valele inimesele neid tablette. Et tegelikult probleem on täiskasvanus, probleem on selles isas. Ja kõik see lõppes sellega, et Anneli tundis selleks järjest tihedamaks, nagu me teame, vägivald kipub ju ühel hetkel sagenema, et ta peab ära minema, ta hakkas tegema plaani, kuidas sealt lahkuda. Ta andis teada ka lastekaitseametnikele, andis teada poisi kõikvõimalikele sugulastele, et lihtsalt oleks keegi, kes hoiaks silma peal sellel olukorral, kui tema, kes ta ei suutnud enam selle vägivalla sees elada, peaks lahkuma, mille peale talle öeldi lastekaitsest, et aga teie olete selle poisi ainuke lootus, kas te ei saaks ikkagi veel jääda? Ja iseenesest ju mõistetavad oligi tol hetkel selle poisi ainus lootus, aga see vist ei ole see, mida sa saad öelda vägivalla ohvrist naisele, et äkki sa jääd veel natukeseks. Ja Anneli tuli ära. Tegi kokkuleppeid erinevate sugulastega, keda ta suutis usaldada, et poisil oleks, kuhu helistada, kui midagi sellist toimub. Ega ta ei tea, kas ta helistas. Et eks ju üks eeldus selleks, et ise toime tulla, sellest vägivallast pääseda, oli see, et ta lõikas ära sidemed selle eelmise eluga. Ja täna elab Anneli uut elu, uue mehega, uue lapsega. Nüüdseks on ka poiss kasvanud suuremaks ja ta süda rahul, tundub, et tal läheb kenasti. Et ta on tulnud välja sellest. Lihtsalt üks moment, kuna ma õpetan ka ise koolis algkooliealisi lapsi, mille peale ma ise mõtlesin, et kuidas me suudaksime paremini ära tunda neid hetki, kus meil on käitumisraskustega laps koolis. Nii nagu Annel kirjeldab, et ühel hetkel ta on väga tubli, viieline ja ühel hetkel hakkab märatsema. Karjuma, lõhkuma, toole viskama, rullib mööda põrandat. Et kuidas ära tunda see algpõhjus? Et võib-olla see põhjus ei ole selles, et ta ongi lihtsalt raskesti kasvatatav laps, vaid võib-olla tal on päriselt kodus selline olukord, mida tegelikult on vaja adresseerida. Annelil lõppes kõik kenasti, nagu paljudes nendes lugudes. Jah, küsimus võib-olla on pigem selles, et kas see oleks võinud lõppeda natukene varem ja selle tõttu valutamalt kõigile. Ma kohtusin ka Gregoriga, mis on natukene sarnane lugu, sedapidi, et mehed ju nii harva räägivad. Mehed, kes on ohvrid. Ja me teame, et neid küll on vähem, aga kui me räägime lapsepõlves kogetud vägivallast, siis on ju selge, et neid on palju, aga nad räägivad vähem. Gregor on umbes minu vanune meesterahvas, nüüd juba tegutseb edukalt oma erialal,
aga ta ütleb, et kuni ülikoolini ta tegelikult ei suutnud mitte midagi teha. Väga suured eneseväärtustamise probleemid, enesehinnanguga väga suured probleemid, et ma ei ole midagi väärt. Ja kasvas kodus, kus ema oli vägivaldne, neid oli 4 venda ja tema kõige vanem ja nagu ta ütles, et ta luges ükskord kokku täiskasvanuna, et ta sai ilmselt lapsepõlves peksa 3500 korda. Et kui ta loeb kokku umbes siis kuskil 3. eluaastast kuni 12. või 13. ja võib-olla iga päev ei olnud, aga seest oli mõni päev 2 korda. Ja et niimoodi ta umbes tuleb. Ja kuidas füüsiline vägivald seal lõppes, seal peres oli lihtsalt nõndaviisi, et ta sai 13 täis ja ta enam ei hakanud nutma selle peale, kui ema teda lõi. Ja kui lõi, siis ei tähenda väike pepulaks, vaid käte, jalgadega, mis iganes ette juhtub. Ja kui ta ei hakanud enam nutma, siis ema ei saanud enam piisavalt rahuldust sellest teost ja pidi minema üle vaimse vägivalla vormide juurde. Sina oled süüdi, kui ma ära suren, emal oligi terviseprobleemid ja kui midagi emal tervisega oli, süda puperdas, et siis sina oled süüdi, kui mina ära suren. Ja Gregori lugu on kurb selle tõttu, et ta oli ka koolis kiusatav, nagu ta ütleb, et tegelikult koolikius saab alguse nii kiusatava kui ka kiusaja suhtes kodust, kuidas need võimusuhted seal on parasjagu paigas ja et tema loobu on kurb see, et ta ütleb, et ta alles ülikoolis esimest korda, ta tundis, et ta saab kellelegi rääkida ja me ei räägi üldse kuidagi ametlikul tasandil, isegi oma sõpradele. Ta rääkis sellest kõigest alles, kui ta läks ülikooli, kus siis algas tema tervenemisprotsess. Ja jällegi, küsimuse koht, kas oleks olnud mingisugune võimalus lasteaias, koolis, huviringis, et keegi oleks varem märganud ja küsinud. Äkki sul ei ole kõik hästi? Miks sul selg sinine on? Ma kohtusin ka Oliiviaga. Ühel hetkel, kui, eks te teate omast käest, kui neid lugusid kuulata, siis nad kohati korduvad, nad sarnanevad. Kõik see muster, mis puudutab vägivaldset paarisuhet, kus alguses on tohutult lillekimbud ja tähelepanu ja kingitused ja maailma kõige romantilisem mees ja kuidas see vaikselt hakkab liginema. Ja et mõnes mõttes sa ju muutud tuimemaks nende lugude suhtes, nende kannatuste suhtes. Et kuidagi, ilmselt see on enesekaitse ja ühel hetkel hakkavad silma torkama need lood, kus ei olegi üldse nii jõhkrat füüsilist vägivalda. Nagu näiteks Oliivia lugu. Oliivia kohtus ka kena noormehega, kes tahtis väga abielluda. Oliiviale oli öeldud, et ta kunagi lapsi ei saa, aga tuli kena noormees ja ta jäi kohe rasedaks. Ja nad abiellusid ja kõik oli imeilus. Ja tõesti, tark, kõrgharitud, väga heade kommetega mees. Aga talle väga meeldisid teised naised ja ta natukene armastas ikkagi alandada Oliiviat, kui laps ära sündis, et miks sa ei ole nii heas vormis nagu need teised naised või et miks sa ei ole nii heas tujus või miks sa oled nii väsinud kogu aeg või miks me ei tee midagi spontaanset või kreatiivset. Ja kui Oliivia ütles, et aga ma olengi väga väsinud, ma olen kogu aeg väikese lapsega ja sina oled kogu aeg ära, siis see ei olnud piisav argument. Ja kuna see vaimne vägivalda alandamine vaikselt süvenes ja mees oli nii kogu aeg sõbrannadega kohvikus, ütles Oliivia ühel hetkel, et ta ei jaksa, lähem lahku. Ja nagu me teame, et selles punktis vägivald ei lõppe, vaid ta tihtipeale alles algab, nagu ka selles loos Oliivia kolis välja lapsega, aga mees hakkas kasutama last manipuleerimiseks mitmel viisil. Kõigepealt, kui ei olnud veel sätestatud, kuidas lapse hooldusõigus edasi hakkab olema, siis kadus isa, laps oli siis aasta ja natukene peale, kadus lapsega ära. Ja kaduski ära, ei vastanud telefonile mitmeks päevaks. Ja Oliivia helistas iga päev 10, 12, 14, 20 korda ja keegi ei vasta. Ja see tunne, värske ema tunne, kus keegi, olgugi et lapse isa on kadunud ära su lapsega, sa ei tea, kus nad on, mida nad teevad, kas neil on kõik korras, kas tal on kõht täis, kas ta üldse magab, kui palju ta nutab. Kõik, kes on lapsevanemad, ma arvan, teavad, mida see tähendab. Ja sealt edasi ka
me ilmselt ei oska seda tihti, mina ei osanud seda klassifitseerida vägivallaks, et kui juba ühel hetkel on hooldusõigus jagatud, minu nädal, sinu nädal, siis lapse isa planeerib alati tegevusi ema nädalale. Lapse isa on jõukam ja ta ütleb, et lapsele, et aga lähme reisile. Mul on just need kuupäevad vabad, juhuslikult, see nädal, kui sa peaksid emaga olema. Äkki tahad tulla? Ja kui ema ütleb, et see on minu aeg lapsega, miks sa teed niimoodi, siis on paha ema, kes ütleb, et ma ei tohi minna reisile. Tahaks ju ikka minna reisile. Või siis, et milliseid vorme, inimeste fantaasia on ikkagi piiritu nendes valdkondades. Lapse isa ühel hetkel hakkas kirjutama kirju varjunime alt. Kasutas varjunime Kristi Tamm, selline keskmine Eesti nimi. Kindlasti kõik teavad mõnda Kristi Tamme. Ja kirjutas kirja, et tervist, mina olen Kristi Tamm, lapse emale siis. Nägin teie last lasteaias nutmas. Käisin oma sugulasel järel, nägin, istub koridoris ja nutab ja ütleb, et ema ahistab teda, ema on vägivaldne, ema kiusab teda, sunnib õppima teda koolikatseteks öösiti ja rakendab vägivalda lapse suhtes. Ja ma kindlasti nüüd teatan laste kaitsesse ja loodan, et te vähegi nüüd hakkate mõtlema, mis te oma lapsele teinud olete. Et head õhtut, Kristi Tamm. Ja ega siin ei olegi ju. Ei ole ju otsest vägivald, keegi ei löö kedagi, lihtsalt üks võõras naine ähvardab mu last ära võtta. Ja loomulikult tuli ikkagi pöördudes nii advokaatide poole kui lasteaia juhtkonna poole välja, et jah, tegemist on lapse isaga, kes selle kirja kirjutas. Aga kuidas sellises olukorras inimest vastutusele võtta, tegelikult ei ole paragrahvi. Kui me siin paragrahvi toolil istume, mis teda takistaks ja eriti kui inimene tegelikult ise väga hästi tunneb neid paragrahve. Kahjuks on veel seal lugusid, kus ma väga loodan, et need on erandlikud lood ja et see ei ole see, mis alati juhtub. Näiteks mulle meenub üks lugu, mis meil tol hetkel väga rabas, kus pikk eellugu, vägivaldne suhe, naine oli lukustatud kodust välja, nad olid käinud koos peol, aga mees lukustatud kodust välja niimoodi talvel peokleidi väel ja ta tahtis koju sisse saades kõik dokumendid ja kõik asjad, soojad riided, rahakott, kõik oli tal kodus ja ta ei saa sisse mitmendat päeva ja ta helistab viimases hädas 112, ütleb, et ma ei tea, mis ma pean tegema, et ma ei saa oma koju sisse, ma olen siin talvel selle kleidi väel ja tal paluti oodata, helistati tagasi ja öeldi, et aga mees on linnast ära, et ta ei saa lasta sisse. Siis ütles, et ei, aga ma nägin teda tegelikult seal meie samas kodu lähedal, et ma tean, et ta on siin linnas, täitsa kindlasti, et ta karistab mind lihtsalt. Ja talle vastati, ega teid ilma asjata ei karista. Ja need vist on need sõnad, mida sa tegelikult ei taha kuulda, kui sa helistad 112. Ja ma mõtlen veel Maie peale, sest tegelikult nagu me ka kuulsime, et ega see probleem ju ei puuduta ainult lapsi ja tööealisi inimesi, see puudutab ka väga vanu inimesi. Maie oli üks vanemaid inimesi, keda me intervjueerisime ja ka pikk ja kirju ja keeruline lugu, aga Maie võttis selle kokku väga kenasti. Just lühidalt Maiel nii lapsepõlves kogetud vägivald kui ka vägivaldne abikaasa, millest kõigest ta lõpuks siis põgenes ja välja tuli. Ja Maie ütles, et talle tundub, et kõige olulisem selle puhul, et me ka täna siin oleme, on see, et me räägime nendest lugudest. Et kõik inimesed, kes mulle on haiget teinud, ütles Maie elu jooksul, ainus asi, mis nad on kartnud, on see, et see avalikustatakse, et see tuleb välja. Ja kui me näitame nendesse pimedatesse nurkadesse valgust, ütleb Maie, siis see pimedus kaob. Ja ma loodangi, et me ja teie siin nende päevade jooksul me suudaksime mõelda välja need viisid, kuidas tõsta see valgusallikas üles niimoodi, et see tõesti näitab valgust, mitte ei pimesta. Ja et meil oleks julgust seda ka sinna nendesse kõige pimedamatesse nurkadesse näidata. Lugusid on palju, tulge teatrisse. Aitäh kuulamast. Ära lahku veel lavalt, jää lavale.
Esiteks suur tänu sulle esinemise eest. Aitäh! Ma enda poolt küsin, et kas ma nägin õigesti internetist, et eestinoorsooteater.ee leheküljelt on võimalik kenasti näha, et neid etendusi veel sügiseks jagub. Etendusi jagub ja saalid on väikesed, aga mängime teda repertuaaris edasi. Kuidas senine selline vastuvõtt on olnud? Rahvast on? Inimesed tunnevad huvi selle etenduse vastu? Praegu on suuresti välja müüdud, jah, ja vastuvõtt on selles mõttes, mis meil endal on kõige olulisem. Kevadel me ju vastu suve mängisime üürikesed korrad, aga et need inimesed, kelle lugusid me päriselt räägime, kes teistpidi palju spetsialiste, suur tänu teile, kes te meid toetasite sellel teel, et nemad jäid rahule, see on võib-olla selle töö puhul kõige olulisem. Kena. Mari-Liis, sul on üks küsimus ka tulnud. Nii. Kas vägivalla äratundmise võimalikkust arutate koolis teiste õpetajatega? Kas kolleegid jagavad teie entusiasmi? Kui avatud sellele ollakse? Kas teie koolis on töövahendid selleks, et laste käitumise tagamaadeni võimalikult ruttu jõuda? Vastus on jah. Selles mõttes jah on, et selles koolis, kus ma töötan küll huviringi õpetajana, mina ei aruta seda väga palju teiste kolleegidega, kuna ma tõesti olen huvikoolis draamaringi õpetaja, aga ma tean, et seal koolis, avatud koolis on väga tugev tugisüsteem, mis puudutab just nimelt psühholooge, eripedagooge, ka kooli juhtkond tegelikult on väga kaasas kohe, kui on ükskõik missugune juhtum, kus laps koolis käitub ebakohaselt või tunneb ennast halvasti, siis kohe tegeletakse. Ja. Üks küsimus on veel. Nii. Saad anda hinnangu. Miks sekkumine tekitab ebamugavust nendest, kes ei sekku? Miks märkajaid vaadatakse kui imelikke? Eks see ole ilmselt ju meie enda haiget saanud egoga tegemist. See on natuke seesama asi, et miks mõned lihasööjad muutuvad hästi sõjakaks veganite vastu. Mulle tundub, see on natuke seesama mehhanism, et ma tegelikult tajun, et võib-olla see on õigem, mis ta teeb või kuidagi planeedile kasulikum nii, aga ma ise ei suuda, siis ma igaks juhuks lähen sõtta. Sellepärast, et ma ise ei suuda, aga ma ei taha tunda ennast vähemana. Mari-Liis Lild, suur tänu selle ettekande eest. Veel kord eestinoorsooteater.ee. Väga hea ülevaade kõikidest etendustest, mida terveks sügiseks jagub. Nagu Mari-Liis ütles, välja on müüdud, aga kes veel näinud ei ole, küllap ruumi jagub, kõik saavad sisse. Edaspidi. Suur tänu!